tervitused meie Tartu esindusest. See on Xiaomi tõukeratas. Meie custom tuuning 70 kilomeetrit tunnis. Ja siis see on siin on ju. Ja siis ma sõidan rahulikult mingi 55 kellas on ju. Ja siis jookseb tee peale üks fuck siil. Ja siis ma tõmban pidurit nii kõvasti kui ma saan. On ju. Seda tõmban. Ja kuna ma olin nii nutikas, ostsin AliExpressist endale hästi ägeda punase piduri. Siis see AliExpressi pidur lendas 2 tükiks laiali. Sest ma tõmbasin pidurit natuke liiga kõvasti. Mida on ju. Täitsa päris. Kuradi üritame siis selle kõik korda teha. Ma olen juba natuke alustanud. Siin on ratas. Sellel on ka tegelikult AliExpressi ketas küljes. Nii et ma ei tea, kas ma jätan selle, aga tegelikult see peaks olema ühele originaalkettaga. Nii, meie esimene step on siis teha nii, et panna siia mingit valgustust ka juurde. Natuke on valge. See on meil tuksi varususe kast. Nii, siukene näeb see kast seest välja. Siin on väga palju erinevaid asju, ratastega seoses ja kõige muuga. Aga mind huvitab see karp. Jaa, see karp. Siin on spetsiaalne hydrauliline pidur Xiaomile. See on ka tegelikult AliExpressist tellitud, aga mitte Hiinast, vaid ühe Euroopa edasimüüja poolt. Ma nime ei hakka nimetama, pärast läheb jälle katki on ju. Aga sellega oli meil väike probleem, miks ma ta tookord välja vahetasin. Aga ennem kui saab midagi tegema hakata, siis tuleb eemaldada need tükid, mis meil terved veel on. Ehk siis see porilaud, custom tuuning, minu värvitud. Ja selleks, et porilauda kätte saada, siis keegi ajugeenius tõenäoliselt mina on ühe nendest poltidest üle keeranud. Nii et ainuke variant on praegu see juhesid kätte saada, mida tegelikult ei ole üldse vaja, sest see tagatuli ei tööta niikuinii. Vaja see tõukeratas külili keerata. Ma ei hakka paha sõna ütlema. Nii. Ja nüüd on siit näha, et see on väga sitane. Nii et tõmbleks valgus sinna. Vaadake seda, prosektor paigas. Ja nüüd on väga hea filmida. Ainult, et see virvendamine on natuke kehva. Aga otseselt ei sega, sest nüüd ma näen palju paremini seda. Nii, meil on vaja saada kompressor sinna. Aga see voolik on tõenäoliselt liiga lühi. Okei, never mind sellega. Nii. See läks küll näkku. Natuke. Safety second. Yes. Nii. Tänan. Nii, ja nüüd on näha, et see on ristpeakruvi. Ja ristpeakruvi on see, saage tuttavaks. Teate, miks see ristpea on? See on ristpea sellepärast, et seda tõuks peab veel rohkem külil olema. Ma ei saa muidu ennem keerata. Oh.
nii, aga nüüd on täitsa näha see asi ja no see on küll väga kergesti kinni, see oleks kohe ära kukkunud. Oih. Nii. Kuule, see ei olegi kinni siin. Täiesti lahti. Nii, ja nüüd tuleb see vaba. Nägite. Üks porilaud. Custom tuuning. Tagatuli ei tööta, nii et siin on lisarattutule kinnitus, mille ma ära suutsin lõhkuda. Sähte eile korrali mind. Nii, nüüd meil on järgmine probleem. Siin on üle keeratud kruvi. Nii, vaata nüüd. Täiesti, kõik asjad kukuvad maha. Tegelikult võiks võtta selle kuradi magnetaluse. See asi teeb võlusid. Nii. Aga kuna ülevalt on kuidagi jälle kõvasti kinni, siis äkki saab alt vedelaks taha. Või noh, lahti rohkem, sest me kõik teeme füüsikat ju. Et asjad on nagu suuremad, kui nad on soojad, on ju. Ja siis, kui jahtavad, siis tõmbavad kokku tagasi. Täpselt nagu mummu. Proovi nüüd. No ei keera. Ma arvan, siin aitab ainult üks asi. Tuleb appi võtta raske kahurvägi. Lidli treemel. Nii. Siuke julla. Siit käib käima. Või siis ei käi. Miks ta vilgub? Aku tühi või? Ei saa olla. Mida äkki? Aku ei ole tühi, sest ta näiteks punast tulnud. Siis on Lidlist ostetud. See on võib-olla mingi 3 kuud vana. Nii et... Ja see on soome keeles. Lõpus on eestikeelne ka kuskil. Mis lehekülg see on siis? 83. Nii. Sihipärane kasutamine varustustehnilise andmed blablabla. Siin ei ole reaalselt mitte midagi, mis oleks sellega seotud. Väga mõistlik siin juhendis ei ole mitte ühtegi sõna selle kohta, mida tähendab, kui need 3 tulukast vilguvad. Nii et ma ei tea, panen laadima ta, vaatame, mis ta ütleb. See ei ole hea märk. Laadjast läheb siia 0 kõike. Miks? Ma ei tea. Teate, mis? Mul täiesti ükskõik. Lihtsalt. Ta võib jääda siia. Temast ei ole mitte mingit kahju, kui ta siin kinni on. Vähemalt on kinni, vaata, ta ei loksu ka isegi. Nii et järgmine step on siis puhtaks teha siin. Ja kuna kompressorist oled kasu, siis kindlasti on kasu break cleanerist. No see teeb ju kõik asjad korda. Nii. Ja muidugi võtame selle jaksi siit eest ära. Sest ma ei taha, et midagi põlema läheks. Nii, ja ma lasen mõnuga.
minu rahast ei ole, vaata, siis võib. Kena. Nii. Ja vaatame, otsime paberit ka. Nii, normaalne. See oli väga puhas. Nii. Ma ei tea enam, mida teha. Miks ma üldse lahti võtsin, aga siis... pidur panna külge. Porilaud olid täiesti keeremaas. Käisid... siin ei ole keeret ollagi. Teisel pool. Samamoodi. Nii et ma pean vaatama, kas ma leian kuskilt mõne asja, millega keeret teha. Ma eile nägin, aga vaadake selle kohta. Siit ei leia mitte midagi üles. Nii et sellepärast ma tahakski täiesti oma garaaži osta, kus oleks elekter. Mul juba üks on Rakveres, aga seal ei ole elektrit. Või on, aga auto aku pealt käib kõik. Nii. Ja mul läheb vaja siis seda. Nii, mida ma teile näitanud, oli see, et kui ma ennem seal töölava peal tööd tegin, siis ta kukkus kõmsi maha. Ja tolleks hetkeks oli juba pidur õnneks maas, ehk siis ta ei murdnud seda juppi ära. Aga kui me nüüd vaatame, et kuidas see ref siia täpselt või see ratas siia täpselt läheb, siis te näete, et ta on alt vastas, aga ülevalt on nii palju puudu. Ehk siis selle maha kukkumisega see pool, kuna ta see siia poole paugu, siis läks 500 000 allapoole. Ma välja mõtlema, kuidas ma selle lahti saan. Sest see on alumiinium ja see on hästi rabe. Aga ma pakuks, et kuna siin on siuke tugisammas, siis ta päris pooleks ei tohiks minna, sest see on üpriski paks. Ja tegelikult on isegi näha, kui ma võtan joonlaua, siis on isegi näha, kuidas ta ei ole paras. Ehk siis siit on näha, et ta siit lõpu poolt natuke paindub ära. Ehk siis umbes alates siit esimesest kruvist. Siit on brake cleanerist tulnud ka jälg peale. Ehk siis me teame, kust kohast tuleb see laiali ajada. Esimene mõte, mis mul oli, et ma paneks auto tungraua sinna vahele. Aga see on nii paks ja see ei lähe sinna vahele. Ehk siis tuleb midagi muud välja mõelda. Ma leidsin võib-olla lahenduse. Proovime, kas sellega on võimalik teha midagi. Rasmuse esimene imetegu. Tegi paindumatust materjalist painduva materjali. Mitte ühtegi ebakala ei ole enam siin sees. Täiesti sile. Nii et uurime, kas ratas läheb sisse. Nagu valatud. Võt, siuksed väiksed pisiasjad teevadki sinust mehaaniku. Tead, millal kätte võtta kang. Aga see selleks. Nüüd tuleb teha nii, et
see ratas siin ka püsiks. Ja seda saab teha nende mutritega, boltidega. Aga selleks, et nad sinna jääks püsima, sest tüüpviga on see, et see tuleb lahti. Nii et me võtame Ambrosol H30 mingi liim ja paneme seda vahele sinna. Mõnus. Nii, meil on ametlikult nüüd sõitev suhkeratas, aga see ei pidurda veel. Nii et järgmine step on panna külge see katkine porilaus. Niimoodi, kuidagi külge. Ja siis saame panna külge piduri. Nii, nüüd on vaja teha veel viimane asi. Panna külge pidur, või noh, tänaseks viimane asi. Sest kuigi see on natuke lõdva siin praegu ja eest ka koliseb kõik, siis see on part 2. Aga täna lõpetame part 1 siis lõpuks sellega, et paneme piduri külge ära ja sellega seda ära kullime siis järgmine kord. Nii. Ära hõiska enne õhtut. Ma ütlesin, et õnneks ei murdnud see ära. See, mis pidurit kinni ajab on. Tolleks hetkeks oli juba pidur õnneks maas. Ehk siis ta ei murdnud seda juppi ära. No ta ei murdnudki ära. Aga ta paindus täpselt nii palju, et seal on millimeetrine vahe velje ja piduri vahel. Ja see on juba nagu tuunitud olukorras. Ideaalist peaks veel rohkem sealpool olema. Aga ta ei ole. Ja ma arvan, et see ongi väga hea koht, kus tänane video ära lõpetada. Tänan, et vaatasite. Lükake subscribe, like, ma ei tea, mis veel ja no ma ei tea, näeme järgmine kord siis. Türa küll. Ma oleksin kiima. Aha, ja, ma läksin kiima.